Elasid kord mere ääres sealaudas kalamees ja tema naine. Iga päev läks mees kalale ja naine jäi koju sealauta. Ühel päeval istus kalur oma õnge juures ja vahtis selgesse vette. Äkitselt sukeldus tema õngenöör ühas kaugemale alla sügavustesse. Mehel oli kõvasti tegu, et nöör ülesse tõmmata ja kui ta sellega hakkama sai, oli nööri otsas tohutult suur lestakala. Lest vaatas mehele otsa ja hakkas rääkima. Ära tapa mind, ma ei ole lest, vaid nõiutud prints. Palun lase mind tagasi vette. Tasuks täidan su ühe soovi. Kalur ei olnud kunagi varem kuulnud kala rääkimas ja sellest pahviks lööduna lasi kalal meelsasti minna, oskamata vastutasugi soovida. Kui ta õhtul tagasi sealauta jõudis, jutustas ta oma naisele rääkivast lestast kõik. Mis sa tasuks, küsisid päris naine. No mitte midagi, vastas mees. Mida me tahta võiksime? No kõigepealt mingit paremat elukohta kui see haisev sealaut, karjus naine vihaselt. Mine otse kohe tagasi ja käsi sellel lestal meile maja anda. Kalur kõmpis tagasi mere äärde ja hüüdis. Lest mere sees, tule seisa minu ees. Isabel, mu naine näe, tahab tasu sinu käest. Lest ujus rohelistest ja kollastest lainetest välja ning küsis. Mida ta tahab? Ta tahab maja. Tal on sealaudas elamisest kõrini. Mine koju, ütles lest. Tal on see juba olemas. Ja tõepoolest, kui kalur koju jõudis, istus tema naine väikese puhta majakese ees pingil. 2 nädalat elasid kalur ja tema naine õnnelikult oma uues kodus. Aga ühel hommikul ütles naine. Majake nii umbne, siin on vaevalt ruumi hingata. Ma arvan, et arvestades ikkagi seda, et seda vabaks lasid, võiks see lest meile lossi anda. Ja nende sõnadega saatis naine kaluri uuesti mere äärde lossi küsima. Kalur kutsus lesta, vesi oli tume ja vahutav, aga lest täitis kaluri soovi. Kui kalur koju jõudis, leidis ta oma naise istumas suure kivilinnuse astmel. Lossis olid põrandad kiiskava marmoriga sillutatud ja seintel rippusid uhked kobelläänid. Mööbel oli kullast ning igal pool olid livreedes teenrid. Järgmisel hommikul, kui nad ärkasid ja aknast välja vaatasid, ütles kaluri naine. Vaata kogu seda maad seal. Pole mingit põhjust, miks me ei võiks kõige selle valitsejad olla. Mine ja ütle lestale, et me tahame kuningad olla. Nii läkski kalur uuesti mere äärde. Sellel korral veeresid randa tumehallid lained. Mida ta nüüd tahab, küsis lest. Ta tahab kuningaks saada, ütles kalur õlgu kehitades. Olgu siis nii, lausus lest. Ta ongi juba kuningas. Kui kalur koju jõudis, elas tema naine veel uhkemas lossis ning veel rohkemate teenrite ja valvuritega, keda käsutada. Ta istus kõrgelt kullast teemantidega üle külvatud troonil, peas kuldne kroon ja käes kuldne valitsuskepp. Nüüd oled sa kuningas, ütles kalur. Las asi lõpeb sellega. Rumalus, nähvas tema naine nipsakalt, sest nüüd, kus ma olen kuningas, on aeg visa mööduma. Ma tahan olla keiser. Nii läkski kalur ja palus lesta naisest keiser teha. Meri oli must ja tardunud, aga lest täitis naise soovi. Peagi ei olnud isegi keisri tiitel naisele piisavalt uhke. Ma tahan olla paavst, hüüdis naine. Kalur läks uuesti mässleva ja mühiseva mere äärde. Oh jumal, ütles ta. Lestal on vist soovide täitmisest kõrini, aga lest siiski nõustus tema naisest paavsti tegema. Kui mees tagasi pöördus, nägi ta lossidest ümbritsetud katedraali. Katedraalis oli tema kulda riietunud ja suurel troonil istuv naine. Kõik maailma keisrid ja kuningad olid järjekorras, et tema jalgu suudelda. Rohkemat sa tahta ei või, ütles kalur. Võib-olla mitte, vastas naine oma kõrgelt troonilt. Järgneval ööl magas kalur rahulikult, kuid tema naine viskles ja vähkres, ise mõeldes, kas on veel midagi imelisemat, mida lestalt küsida võiks. Koidikul äratas ta oma mehe üles ja kuulutas, ma tahan olla jumal. Sa oled juba paavst, protesteeris mees, aga naine kriiskas, katkus oma juukseid, lõi teda ja ajas ta lossist välja. Mees jooksis mere äärde, torm möllas ja meri kees tohututest mustadest lainetest.
Taevas oli lõõskavalt ja vihaselt punane. Tuulest üle karjudes hüüdis kalur. Lest, mere sees, tule seisa minu ees. Isabel, mu naine, näe, tahab tasu sinu käest. Mida ta nüüd tahab, küsis Lest vihaselt. Ta tahab olla jumal, kokutas kalur. Mine tema juurde, ütles kala. Sa leiad ta taas sealaudast. Ja tõesti, kui mees hirmunult tagasi kiirustas, nägi ta oma naist sealauda uksel istumas. Ja seal laudas elavad nad siiamaani.